tere, armsad teekaaslased! Minu nimi Stella Shakti ja täna teeme sellise kaardi lugemise, mis tuli mulle poolenisti tellimustööna. Et kes te olete siin mu kanali VIP-liikmed, siis kordan üle, et ma olen seda varem öelnud, aga ütlen veel kord, et kui teil on tunne, et te tahate mingil kindlal teemal kaardi lugemist, siis võite mulle alati teada anda. Ja need kaardilugemised siis eelkõige avalikustan just nimelt VIP-liikmetele ja hiljem millalgi siis ka avalikkuse ette, aga kui sul on mingi põletav teema, mingi küsimus õhus parasjagu, siis anna mulle teada, kui sa sellel teemal kaardi lugemist soovid, sest ma heal meelel kindlasti toetan kõiki, kes seda vajavad ja on siis avatud sellele info vastuvõtmisele. Ja kuidas ma töötan? Töötan siis kanaldajana, tunnetades energiaid. Ma olen elukutselise kanaldajana töötanud praeguseks siis umbes 15 aastat ja selle aja jooksul olen näinud tõeliselt suuri imesid lahti rullumas nii enda elus kui ka teiste eludes. Ja olen pühendanud oma elu, et kõik, kes vähegi soovivad, saaksid tulla ka kergendusse, ülestõusu voos, vabastada need plokid, mis on meid takistanud, et sa saaksid taas ennast ära tunda enda väes, enda tõelises olemuses kohal. Aitan inimestel kokku saada ka nende kaksikleekidega, leida tõelise armastuse suhte ja tervendada siis erinevaid eluvaldkondi läbi jumaliku info vastuvõtmise ja selle praktikasse rakendamise. Mina aitan siis info vastu võtta, see, kuidas sa seda praktikasse rakendad, on nüüd sinu enda vaba valik. Ja nagu ikka, ma soovitan, et võta siit kaardi lugemisest vastu, mis sulle sobib, ülejäänu jäta lihtsalt kõrvale. Ja nagu sa juba pealkirjastki võisid näha, siis tänane kaardi lugemine on seotud külluse väravate avamisega, külluse plokkide vabastamisega ja sellega, et sa saaksid ennast tunda taas tõeliselt toetatuna selle planeedi poolt, et tuleks äratundmised, kuidas edasi liikuda ja missugust rada ja hoiakut valida, et luua endale meelepärane reaalsus. Ja tihtipeale on inimeste heaks õppetunniks, kuidas oma energiaid ja aega kasutada, ongi rahateemad. Ja täna vaatame siis lähemalt rahateemasid, aga üleüldse maisel tasandil toimimist ja seda vaatame siis läbi sellise huvitava vaatenurga, nagu seda on läbi armastajate prisma, ehk siis ükskõik, kas su elus juba on õnnelik suhe või mitte, siis tea, et sinu kaksikleek on kuskil kindlasti olemas, sinu õnnelik suhe on sind ootamas ja kui sa juba oled selles suhtes, siis sa võid siit kaardi lugemisest saada ka selget juhatust, kuidas selles suhtes navigeerida ja toimida, et selle suhte dünaamika toetaks teie maisel tasandil parimal moel hakkama saamist ja kuidas siis neid ressursse kasutada nii, et see oleks jumalikkusega kooskõlas. Ja ma kasutan siin kanaldusel siis nii kaarte, aga ka siis tulevad sõnumid ja pildid vahel läbi ja ma lasen siis algallikal meid juhatada. Aitäh, kallid kaitseinglid, vaimsed teejuhid, üles tõusnud meistrid, kes te olete meiega ja kutsun ka sinu, kallis kuulaja, kõrgema mina tarkuse meid juhatama, et tuleksid täpselt need sõnumid läbi, mis praegusel hetkel on vajalik. Ja armastajate kaart vupsas ise välja, kuigi ma mõtlesin ja tunnetasin juba enne selle kaardi lugemise tegemist, et siin tuleb vaadata siis dünaamikaid, nii meesenergia kui naisenergia dünaamikaid. Ja sina, kes seda kaardi lugemist vaatad, siis tea, et sinus on olemas mõlemad poolused. On olemas nii meesenergia kui naisenergia. Ja meesenergia siis põhikandjaks on enamasti mehed, aga võivad olla ka rollid vahetunud, et sa võid
iseenda sees ära tunda, et kuidas sulle rohkem olla meeldib, kas sa oled rohkem tunnetuses, rohkem sellises alalhoidlikkuses või oled sina see, kes armastab väga palju uusi asju leiutada ja sellist maistküllust luua, et siin võib olla kogemus, kus sinu meesenergia, kui sa oled naine, kes seda videot vaatab, peegeldab sulle siis seda seisundit, kus sa iseenda sees oled enamasti oma mõtetega, et mehed peegeldavad meie mõttemaailma, kas siis korrashoidu, korrektsust, struktureeritust, joondatust ja võivad peegeldada ka neid kohti meile, mis veel vajavad meiepoolset tervendust ja tähelepanu ja uuesti ülevaatamist. Ja kui sa oled mees, kes seda videot on tulnud vaatama, siis tead, kui me räägime siin naisenergiast, siis see võib tähistada sinu enda ühendust sinu enda intuitsiooniga ja sinu tunnetusega maailma suhtes. Et meis kõikides on mõlemad poolused ja meie partner on siis meie peegliks, et peegeldada meile, mis seisundis me parasjagu oleme ja kui palju me elu, armastust usaldame. Sest kui me elame täielikus Jumala juhatuses, armastuse juhatuses, siis meie elus peaks olema voolamine kõikides eluvaldkondades väga kaunis, kui meis on vastukäivaid uskumusi, ennast piiravaid arusaamisi või tõdemusi, mida me oleme tõeks pidanud, aga need ei ole tõega kooskõlas, siis nendes eluvaldkondades ja nendes kohtades on vaja, et elu peegeldaks meie enda ebastabiilsust või ebaküpsust. Ja need ebaküpsuse kohtade mõistmised on meile tegelikult väga heaks abiliseks, et me saaksime nendes kohtades just nimelt edasi liikuda ja edasi areneda. Ja hea sellel teekonnal on ka veel see, et me ei ole sellel teekonnal üksi. Sul on lugematu hulk abilisi, ingleid, üles tõusnud meistreid, keda sul on vaja appi kutsuda, selleks, et nad saaksid täiel määral appi tulla. Et selle planeedi eripära on see, et valgusmaailm ei sekku meie elusse täiel määral, kui me neid ei kutsu. Selleks, et me oleme tahtnud kogeda vaba tahte kogemust ja ka selline eraldatuse ja puuduse tunne ja vähesuse tunne ja ikka midagi valesti tunne on tegelikult meile abiks, et me õpiksime mingisuguseid kogemusi endas aru saama, mõistma ja suureks abiks meile sellel teekonnal on sisemise vaikuse ja sisemise rahu vajavõtmine, kus me lihtsalt oleme. Et selline olesklemine, Fred Jüssi nimetas seda ka mõnusaks kohustuslikuks laisklemiseks, mis meil tuleb ära õppida. Et selles vaikuse ajas tegelikult toimub meiega väga suur transformatsioon, et ei maksa alahinnata rahuaega. Seda on vaja, et tasakaalustada meie tegevust. Kuna planeedi sagedus tõuseb pidevalt, on vaja kogu aeg, igapäevaselt sellist rahuaega võtta. Ja see rahuaeg ei tähenda siis seda, et ma lähen jooksen kuskil või teen midagi, vaid rahuaeg on tõesti selline kogemus, kus me ei tee midagi, et lülitame ennast nendest tajumeeltest välja, mis on siis nägemine, kuulmine, kompamismeel ehk tunnetus, haistmine ja maitsemeel, et nendest nii-öelda 5 meele ahelatest on vaja õppida ennast täielikult lahti korkima, tuleb väljendus, et lasta sellel jumalikul essentsil nagu kui lööd šampakorgi pealt ära, siis kuidas see kihisedes hakkab välja voolama, et samamoodi meie enda sees, kui me oleme piisavalt rahulikult, siis see
rahuseisund kui selline äratab meie sisemise energiamootori, milleks on siis meie enda süda, elujõu allikas. Ja kui süda saab olla rahulikult, siis saab see kork pealt lennata, et see info saaks voolama hakata. Ja see on ka see, kuidas ma kanaldusi teen, et väga palju, suur osa enne kanaldusi elu hakkab mind ette valmistama ja ma teen igapäevaselt meditatsiooni ja hingamispraktikaid, et oma tavameel vaigistada igapäeva argielu toimetuste juurest, tulla sellisesse vaakumitundesse ja selles vaakumitundes iseeneslikult, kui energiakeha näeb, et sul ei ole vaja tegeleda muude väliste asjadega, siis jääb energia üle, et sirutuda kõrgemale teadvuse tasandile. Ja väga hea on näiteks teha ka reikit, võib teha ka meditatsiooni ja samal ajal ka reikit ja seega see nii-öelda nagu survestatus, armastuse surve, mis läbi südame ja läbi meie keha voolab, lükkab need plokid eest ära, mida võime siis nimetada piltlikuks selleks šampakorgiks, et õige info ja õige juhatus saaks voolama hakata. Et see on selline sissejuhatus enne kõikide erinevate gruppide juurde minekut. Et mida siis on oluline teada, on see, et kui me oleme paari suhtes, on meil lihtne näha neid peegeldusi oma partneri pealt, mis seisundis ta parasjagu on. Ja kui me lubame endale ausalt kõigele otsa vaadata, siis me näeme ka need nii-öelda nagu valukohad ära. Ja niipea, kui me näeme valukohad ära, siis me saame palvetada ja küsida, et selle asemele tuleks uus kogemus, uus selgus. Ja ükskõik, mis teemaga me tegeleme, siis selguse tellimine on väga hea mõte. Mul on täna siin laual ka mäekristalli tükikene, et võib täitsa vabalt panna ka mäekristalli tükke kas enda veeklaasi, veekannu põhja või siis ümber oma veekannu, et laadida vett samuti selle selguse energiaga, sest kui meie elus on selgus, ehk ei ole neid blokke ees, neid väärarusaamu, siis me näeme selgelt enda teed. Selle kaardi lugemise eesmärk ei ole siis sinu intuitsioonist kuidagi üle rullida, vaid sulle tuua peegeldust selle kohta, kus sa praegusel hetkel võid ennast tajuda olevat ja aidata sellest kohast läbi liikuda. Ja siin laual on ka siis Lakshmi, väikene pildikene. Lakshmi siis külluse jumalanna energia on meis tegelikult kõikides voolamas. Ja see voolamine on lõpmatu, igavikuline, et nii kaua, kui on meis elujõud, eluenergia, nii kaua, kui me oleme elus, voolab meist pidevalt läbi jumalik inspiratsioon. Küsimus on nüüd selles, kas me usaldame kõrgemat juhatust ja oma valguse, oma südame inspiratsiooni, või me sõidame sellest pidevalt oma negatiivsuse teerulliga üle ja lömastame need arusaamised. Enne kui me lähme kaardi lugemise juurde gruppide kaupa, siis vaatame üldist soovitust, mis aitab siis neid blokke hästi meil igapäevaelus vabastada. Tuleb sõnumiks siirus, et olla hästi aus, hästi siiras, hästi filtriteta, ütleksin niimoodi, et see on selline filtriteta ja puhas olek, kus me tunnetame ja tajume enda väärtuslikkust, sest me kõik oleme väärtuslikud, meil on kõikidel midagi väga olulist siia planeedile tuua ja kinkida. Igasuguse külluse voolamise aluseks on see, et me armastame anda, et sellega me paneme liikuma andmise ja saamise mustri. Küsimus on nüüd selles, mida sa oled tulnud andma. Ja vot seda siirust ja seda taipamist on nüüd vaja hästi julgelt vaadata.
mitte enda eest ära peita, sest et näiteks võib olla olukord, kus sa siiralt tunned, et sa ei soovi näiteks praegu või praeguses eluetapis üleüldse rahaasjadega tegeleda ja tegelikult ongi määratud olukord kõrgemalt, nii-öelda kõrgemate minade poolt, kus ongi tarvis näiteks, et sinu partner hoolitseb teie mõlema eest. Ja see võib praeguses feministlikus maailmas tunduda võõras mõte, kuna me oleme harjunud, et kõik peavad tööl käima, kõik peavad tegema seda, toda, kolmandat, aga mitte kõikide sees ei ole jumalik juhatus selliseks toimimiseks. Ja võib-olla ka olukord vastupidine, kus sa tunned, et sul on vaja anda aega oma partnerile, ennast koguda, oma naise energiat kosutada ja hoopis sul on vaja parasjagu käised üles käärida ja pakkuda enda poolt. Et siin on vaja nii-öelda nagu vaadata neid erinevaid skaalasid, erinevaid tunnetusi ja me hakkamegi läbi selle kaardi lugemise neid kohti lähemalt uurima. Ja võib ka olukord olla, kus sa oled harjunud mingeid asju tegema, aga nüüd ei ole nagu kõige rohkem sinu hingega kooskõlas, ei paku sulle rõõmu või mingisugust sellist täidetuse tunnet, mida tegelikult jumaliku elu eesmärgi täitmisel me alati kogeme ja tunneme. Et siin on vaja julgeda vaadata kõiki pooluseid endas ja võib ka vaadata seda, et äkki on olnud hirm midagi teha, mida tegelikult teha tahaks, sest et on hirm läbi kukkumise ees. Ja siin juures siis selline hästi siiras ja julge enesevaatlus aitab meil taas ühineda algallika tõega, et niipea kui me tunnistame tõde, hakkavad asjad jällegi voolama. Niikaua kui me peidame enda eest tõde, siis ei aita ussi ega püssirohi, me võime teha mida iganes, aga ilma tõeta ei ole voolamist. Voolamise toob tõde, toob siirus, toob julge kogemuste läbi ja ülevaatamine. Joon natuke vett. Ja saamegi minna siis kohe kaardi lugemiste juurde. Siin on siis 3 gruppi täna. Esimene grupp, teine grupp, 3. grupp, et võib-olla sa juba tunnetasid, missugune illustratsioon või kaart sind kõnetab. Kui tahad kuulata ka mitut, võid ka kuulata mitut. Usalda enda sisetunnet, kuidas parasjagu voog juhatab. Ja läheme esimese kaardi lugemise juurde. Sulle, kallis grupp number 1, tuleb hästi selge soovitus, et nagu me rääkisime, selle rahu ja vaikuse aja võtmine aitab sinus sünnitada või tuua need visioonid, kuidas edasi liikuda, et edasi liikumise juhatus tuleb just läbi mõnusa molutamise ja sellise loodusega tasakaalus olemise. Et kõik, mida sa tunned, et tuleb sulle visioonina, on ka jumalikult juhatatud. Nii et kui sa saad juba mingi visiooniga ühendust, siis sa saad ühendust ka selle reaalsusega, kus see kogemus on võimalik. Järelikult see on sinu jaoks jumalikult saadetud inspiratsioon. Ja visioon võib tulla ka tundena või taipamisena, aga võib tulla ka pildina või sellise sähvatava äratundmisena, et praegu elu ütlebki, et sinu külluse ja maiste asjade lahedamaks seadmise võti on see, et sa lubad endal aeg-ajalt olla lihtsalt hästi rahulikult ja lubad vaadelda erinevaid variante enda sees. Et sa võid ka täiesti ise mõelda, et mis variandid sinu elus parasjagu võimalikud on ja mis sulle kõige parema tunde tekitab. Et siin on vaja hästi ausalt tunnistada, et millega mul on kõige parem tunne või kõige vähem ebameeldiv tunne, võib niimoodi ka vaadata, et kõige väiksem vastuseis. Et sa oled praegusel hetkel astunud väga võimsasse
hingeühendusse oma partneriga. Suure tõenäosusega sa oled juba selles kohas, et sa elad koos oma jumalikult määratud partneriga või siis sa oled praegusel hetkel ülitugevas kokkulõimumise protsessis energeetiliselt ja elu valmistab teid järgmiseks eluetapiks ette. Ja siin selles etapis sinu jaoks on oluline usaldada protsessi, et ükskõik, mis parasjagu toimub, sa usaldad. Sest et nagu ma ütlesin, me oleme kõik siin kehastuses oma kaksikleegiga kogu aeg ühenduses. Võimalik, et võivad tulla nagu nii-öelda nagu, kuidas ma ütlen, energiahoovused sinuni, mis on sinu jaoks täiesti uued, sellepärast, et kui sa oled kokku lõimumas või kokku lõimunud oma kaksikleegiga, siis teie hingemissioon hakkab voolama uuel moel. Ja mul on tunne, et siin sinu ülesandeks on tunnetada seda, mis tunne oleks teha asju koos oma partneriga. Mitte nii, et üks teeb ühte asja, teine teeb teist asja, vaid et te teete mingit projekti, mingit jagamist maailmaga üheskoos. Et siin on vaja julgelt suhelda. Kui sa oled juba suhtes, siis loomulikult see suhtlus võiks olla siis suusõnaline ja südamesse jagamine. Aga kui oled alles kokkulõimumise faasis, kus sa ei ole koos oma kaksikleegiga, siis miks mitte ka kirjutada kiri oma kaksikleegile ja kanaldada. Ise siis paluda, et su kaksikleeg, jumalik partner saadaks sulle infot, et sa läbi automaatkirjutamise kirjutad enda päevikusse kirja oma kallimalt. Ja seda võib muidugi teha ka siis, kui sa juba oled suhtes, et sa kanaldad tema kõrgema mina tarkust teie jaoks. Automaatkirjutamine on siis selline protsess, kus sa võtad päeviku kirjutusvahendi ja palud, taotled, et kellelt või millelt sa seda energiat soovid vastu võtta, et see energia saadaks sulle seda juhatust ja et kaitseinglid ümbritsevad teid, hoiavad teid selles energia vastuvõtmise protsessis ja usalda ainult neid sõnumeid, mis tulevad hea tundega. Ja kui head tunnet ei ole või seda voogu parasjagu ei ole, siis sul on vaja rohkem puhata, on vaja rohkem aega maha võtta. Ja see võib olla ka suhtes olles, et mõlematel partneritel teil on vaja koos lõdvestuda, koos võtta sellist mitte midagi tegemise aega. Et see võib tuua just selle õige avatuse, nagu ma siin sissejuhatuses rääkisin sellest šampakorgi näitest, et miks see on tarvilik. Sinu jumalik partner, vaatame, mis energias ta praegu on. Ta on täpselt selles energias, et tal oleks vaja rohkem lõdvestuda, et siis ta sirutub kõrgemale oma kõrgemate teadmiste ja kõrgemate arusaamiste energiasse. Et võimalik, et ta on ka hästi palju kas kiirustanud või rabelenud, rassinud. Et siis on võib-olla hea sul soovitada või koolitada või õpetada oma kaksikleegi ka võtma selliseid rahupause aeg-ajalt või kas või mõni päev nädalas, kus ei ole sellist kohustuslikku tegevuskava. Ja sina oled praegusel hetkel hästi sellises värvikas energias. Et huvitav, see on Maldiividel, kui ma kunagi käisin, siis seal oli hästi palju neid sisalikke. Ja siis ma jälgisin nende sisalike elu, et need olid natuke teistmoodi kui siin Eesti sisalikud. Natuke suuremad, sellised väikesed draakonikesed, et sa oled ka praegu kuidagi väga sellises värvikas energias nagu sa oled oma energias kohal, aga huvitav on see, et te vaatate partneriga nagu mõlemad eri suundades, et oleks vaja kuidagi jõuda sellesse, et te vaataksite samas suunas.
et see samasse suunda tulemine, mis teid aitaks selles, et teil oleks samad nägemused ja sama visioonid, on vaja julgust. Et võimalik, et siin on olnud hirm mingisugust tulevikupotentsiaali vaadata, mis võiks tuua ka suurt sissetulekut, sest et on olnud hirm, et mõtle, kui ma siis läbi põrun selles, mida ma kõige rohkem teha armastan, et kui raske kogemus see võib olla, et mis siis, kui ma põrun läbi nendes asjades, mis ei ole nii väga toredad, et sellest ei ole midagi, aga et on olnud hirm, nagu te olete peegeldanud seda kõige kõigemat, nagu sirutuda selle kõige kõigema järele. Küsime, mis teid aitab samas suunas vaadata. Usaldus, et siin tuleb täielik astuda selline saatuse samm, kus sa usaldad ennast täielikult, oma südant ja teed seda, mis sulle tõesti rõõmu valmistab. Mitte siis kuidagi teiseseid või kolmandaid projekte prioriteetides, vaid tuleks mõelda sellele, et mis on see, kui sa oma elu ära elad ja kui sa mõtled tagasi, millest sul on kahju, et sa ei ole seda teinud, et siis on vaja nii palju oma stressi endast vabastada, kuniks sa julged seda endale tunnistada ja tõesti asuda selle kõige kõigema programmi ja projekti juurde. Et siin tuleb jällegi kinnitus, et selles kehastuses sa oled loodud koos oma kallimaga looma. Et 2 südant, mis on pühendunud millegi imelise loomisele. Ära anna alla nende suhtes, keda armastad. Et ma tunnetan, et siin kõige suurem plokk teie rahakülluse loomisel ongi olnud selline eemal hoidumine sellest, mida kõige rohkem teha armastatakse. Mis aitab seda tuua, on mäletada, et sa oled kutsutud siin kiirgama kõige õnnelikumat versiooni iseendast, mitte kuidagi teisejärgulist ja su sisetunne teab täpselt, millest ma räägin, su sisetunne ju mäletab ja mõistab, et sa ei ole kuidagi universumist eraldi, et see, mis sulle päriselt kõige rohkem rõõmu valmistab, see ongi teie tee, see ongi teie eesmärk ja see on teie ülesanne. Ja rahaküllus saab hakata voolama seal, kus on siiras, julge pealehakkamine, kus on siiras, julge jagamine, et ei hoia lihtsalt kuidagi nurga taga peidus seda kogemust või talenti, sest see talent, mis teile on antud, on jagamiseks. Et praegu on vaja siis leida aktsepteerimine, et on praegu olukord nagu on, aga see ei tähenda seda, et nii jääbki. Et selleks, et olukorrad saaksid muutuda, on vaja aktsepteerida ja tunnistada, et see, kuidas asjad on olnud, ei ole see, kuidas asjad jäävad. Ma aktsepteerin seda, et olukord on muutumises, et olukord peabki muutuma, aga ma ei saa survestada midagi ega kedagi, vaid mul on vaja lihtsalt lasta nii-öelda nagu korraks sellest nagu härjasarvist lahti, kui sa tunned, et sa oled valel härjal hoidnud sarvi kinni, et mingis suunas kihutada ja väestada oma partnerit ja väestada teie suhet, et väga tihti ongi rahaasjad ja suhteteema tegelikult väga sügavalt omavahel läbi lõimunud. Et siin, mis ma näen, et mis tulebki juhatus, ongi siis pöörata tähelepanu teie suhte jõustamisele. Ja selles jõustatuses sünnib see õige voog iseeneslikult, et mitte pöörata tähelepanu sellele, et raha, vaid sellele, et vau, kui imeline me oleme koos või vau, kui imeline, et elu toob mind kokku mu kaksikleegiga, mu tõelise armastuse partneriga. Et selles ühenduse taipamises, mida ma tunnen, on see, et ärkab teie eelmiste elude kõrgema potentsiaali väljenduse oskus, kus te olete varasemalt ka koos
sellist suurt hingemissiooni juba täitnud ja pöörates tähelepanu teie omavahelisele armastusele ja armastusele armastuse suhtes, et sa armastad armastust, siis selles kogemuses sa nii-öelda nagu taasliitud enda kõrgemate aspektidega ja selles ühendatuses tuleb sulle õige info õigel hetkel. Et see võib olla täiesti selline situatsioon, kus sa tuled sellisest rabelemise energiast ja puselemise energiast või ka ületöötamise energiast rahusse ja selles rahus sa avastad, et oota, aga tegelikult me tahame ju hoopis midagi sellist maailmale kinkida ja pakkuda. Et siin on selline suur sisemine transformatsioon toimumas, kus sa saad aru, et su elu saatus ei ole mitte lihtsalt selle elu saatus, vaid su elu saatus liigub ju läbi kõikide erinevate kehastuste. Ja kui sul on raske lõdvestuda sellesse mäletamisesse, siis miks mitte teha ka regressiooniteraapiat. Mul on ka regressiooniteraapia meditatsioon, kes soovib, võite mulle kirjutada inspiratsioonikool@gmail.com, saadan selle lingi. Et sa näeksid oma teisi kehastusi ja et sa uuriksid selle kohta ka, mis su ülesanne on läbi elude olnud. See võib anda väga olulise info, et edasi liikuda, siis mitte lihtsalt raha teenimise nime all, vaid see, et sa teenid tõesti armastust. Et meie ülesanne ei ole mitte lihtsalt kuidagi ära elada, vaid elada selle kohaselt, kes me tegelikult oleme loodud olema. Ja see on selline väga ilus, väga kõrgesse sagedusse tulemine. Sealjuures, kui on vaja teha maiseid asju, teha praegu mingeid asju, mis praegu nii-öelda leiva lauale toovad, siis muidugi teha neid, aga sealt kõrvalt nagu tunda sügavat huvi, mis on tegelikult teie hinge kõrgem missioon, võib olla väga vajalik praegusel eluhetkel. Ja võimalik, et siin on vaja tegeleda väga teadlikult oma uskumussüsteemi läbivaatamisega. Mina soovitaksin võtta isegi sellise suure, võib-olla isegi A0 või A2 või kuidas keegi tahab, sellise tõesti suure paberi ja erinevad eluvaldkonnad panna sinna nagu kas niimoodi päiksekiirtena või kuidas iganes seda paigutada ja hakkad kirjutama üles, mis sa tahad, et su uskumused oleksid selleks, et see elumissioon, mida sa tegelikult täita soovid oma hinges, et sinu uskumused toetaksid, et see saab nii olla. Näiteks takistav uskumus võib olla näiteks see, et aga mu partner ei taha koostööd teha või et elu ei too mulle seda inspiratsiooni, mida ma tahan, siis selle asemel kirjutada aitäh, et mina ja mu partner toimime täiusliku meeskonnana ühe eesmärgi nimel ja elu toob meile alati inspiratsiooni õigel hetkel. Oleme jumalikult juhatatud. Et niimoodi on vaja ilmselt sul läbi vaadata väga paljud eluvaldkonnad, sest et kui sul on selliseid ennast salgavaid, pidurdavaid uskumusi palju, siis nagu ma ütlesin, siis see jumalik Lakshmi energia ei saa vabalt su elus voolata, sest ta takerdub pidevalt mingisuguste valeuskumuste taha. Ja need valeuskumusid tuleb endale tunnistada. Näiteks üks uskumus, mis mul oli, mis ma kunagi avastasin, kui ma sellist puhastusprotsessi tegin, oli see, et kõike head korraga ei saa. Hästi levinud uskumus. Niipea kui ma muutsin ära, et kõik hea võib korraga mu ellu tulla, hakkasid kõik asjad hoopis teistmoodi voolama. Et need võivad olla sellised nii-öelda nagu
igapäevakäibefraasid, mida sina ütled või mida su kaksikleek või mida su partner sulle peegeldab. Ja kui su elus ei ole parasjagu õnnelikku suhet, siis ma soovitaksin vaadata kindlasti üle ka enda uskumused selle kohta, mida sa usud ennast väärivat või mis tasandis sa oled nõus ennast nagu leppima, et sa lepid selle olukorraga, et on nii. Et niikaua kui sa lepid millegagi, siis asjad ei muutu. Et asjad muutuvad siis, kui sina paned konkreetse otsuse paika, ma soovin elada nii või kõrgemal tasandil, alla selle ma ei lepi. Siis lähevad asjad uuel moel liikuma. Et selline uskumuste süsteemi läbitöötamine võib võtta kindlasti mõnda aega ja suurt tähelepanelikkust, et olla siis endaga kannatlik ja mitte nõuda endalt, et nii ma pean kõike korraga oskama, et see tekitab liiga suure ülekoormatuse, vaid pane see paber endale kas kuskile lauale või seinale ja aeg-ajalt, kui sa leiad jälle ennast mingi teema kohta negatiivselt mõtlemas, siis kasuta seda negatiivsust kui hüppelauda, mis aitab sul mõista, kuhu suunas sul on vaja liikuda, et sellest enda mõtete loodud puurist välja tulla. Sest et keegi teine ei pane meid elus olukordadesse kui me ise. Ja see, kuhu me sündisime, oli ka vajalik, et see lapsepõlv, mis meil on olnud, on täpselt olnud selle jaoks, et me ärkaksime oma eelmiste kehastuste negatiivsetest uskumustest üles. Et see lapsepõlv, mis meil oli selleks, et meist taas äratada need negatiivsed uskumused või blokeeringud, mis meil eelmistes kehastustes jäi lahendamata, et me selles kehastuses tooksime ennast kergendusse, kergusse. Ja hea lugu on see, et mis me selles kehastuses ära õpime, seda me järgmistel eludel rohkem tegema ei pea, et kui teeme mingid kohad ära, siis need on tehtud ja me saame täitsa uude loomise tasandisse liikuda. Ja elud ei pea siis olema selline lõputu tervendamisjada, et tegelikult meie elud on loodud nüüd praegu sellel suurel ülemineku ajal selleks, et me häälestuksime südamega kooskõlla ja siis tegelikult hakkab universumiga koos loomine peale. Ja see on hästi ilus kogemus, kus me oleme pidevalt juhatatud algallika poolt. Algallikas annab meile juhatuse, mida teha, kuidas teha ja juhatab ka seda, kuidas seda kogemust väärtustada, kuidas see panna nii-öelda nagu energiaringlust tööle, et mina jagan mingeid kogemusi ja olen nõus vastu võtma sellest sellist küllust või selliseid teenuseid või selliseid protsesse, mis iganes ma siis soovin vastu võtta, et me tuleme koostöösse universumiga, siis meie elu ei jää selliseks lõpmatuks muretsemise ja hädaoru vooks, vaid meie elu on oleme kutsutud kogema enda elu kui sellist lõpmatut pidu. Et näiteks praegu ka, kui ma seda kaardilugemist salvestan, siis see on mõnes mõttes minu jaoks sellise tundega, nagu sul oleks sünnipäev ja ma teen sulle sünnipäeva kingituse, sest mulle meeldib kingitusi teha. Ja samamoodi, kui mina kuulan teiste kaardilugemisi või võtan algallikalt juhatust vastu, siis ma tunnen ka, et see on nagu mulle kingitus, universum saadab mulle kingitusi, et niimoodi toimub justkui selline nagu pidupäeval, vahetatakse kingitusi, vahetatakse kogemusi, vahetatakse selliseid äratundmisi, taipamisi, ja tänulikkust omavahel. Et tea, et su elu võib olla selle tundega, et iga päev on nagu pidupäev. Iga päev on nagu peole minek, hommikul sätid ennast valmis ja siis päev otsa tähistad elu ja naudid ja jagad ja koged ja võtad vastu. Ja peale seda on selline hea õnnistatud tunne. Et vot seda tunnet on vaja endas äratada ja sul on vaja oma uskumuste kaudu siis oma uskumuste korrastamise kaudu tulla sellesse kohta, et su uskumused on vastavuses selle tundega. Sest kui sa usud midagi
ja sul ei ole hea tunne, siis järelikult see ei ole tõde, see ei ole veel südamega kooskõlas olemine. Kui sa tahad südamega kooskõlas olla, siis on vaja liikuda enda keskmesse, enda südamesse täielikult kohale. Ja sa saad aru, et sa oled oma südames täielikult kohal, kui sul on selline õitsemise, naudingu ja rahutunne, selles ei ole hirmu, selles ei ole ärevust, vaid selles on põnevust. Vahetevahel inimesed võivad ka natuke sassi ajada, et jah, iga uus kogemus võib tekitada natuke sellist pisut nagu, kuidas ma ütlen, elevust, et siis tasuks ka endal küsida, et äkki ma tunnen hoopis entusiasmi, kui ma sellele kõige lahedamal asjale mõtlen, et ma olen seda entusiasmi hirmuga segamini ajanud, et siin enne tuli juhatus, et oleks ikkagi vaja tegeleda sellega, mis elus kõige rohkem rõõmu valmistab, mitte siis nende teiseste projektidega, et siis vaadata üle, et kui mul on ikkagi mingid hirmud, et mida ma usun, mida ma oma uskumustega loon, et ma seda hirmu muudkui toidan. Et nendel lugudel on vaja lasta minna. Nendel negatiivsetel lugudel, mis kõik võib halvasti minna ja valesti. Et üks väga lahe raamat, kahjuks ma ei mäleta praegu pealkirja, aga selle raamatu põhiline idee oli selles, et kui sa elus midagi teed, siis loo ainult plaan A. Ei ole vaja luua plaani B ja plaani C, et kui asjad ei lähe nii või asjad ei lähe nii, vaid kohe keskendub plaan A-le ja panustad täielikult sellesse. Et suure tõenäosusega siis ei olegi sul vaja neid plaani B ja plaani C ja kui need tulevad mingid muudatused tee peal, siis võtad jällegi selle plaan A. Aga mis praegu on plaan A? Mitte niimoodi, et ma pean kõik variandid läbi kaaluma, et kui siis ikkagi läheb nii ja nii ja nii, mis siis kõik juhtub. Vaid et kogu aeg elada selle plaan A kohaselt ja need nii-öelda nagu ebaõnnestumise plaanid tühistan enda sees ja siin tulebki siis abiks see uskumuste kaart, mida sa saad endale joonistada ja kirjutada. Võib-olla joonistad ka mingi lillebuketina või kuidas iganes sa tunned, et kui sa tahad seda teha, et siis sa teeksid. Ja keskendu sellele, et uued algused on põnevad, et keskendu nendele hirmulugude asemel sellele, et vau, aga vaata, mis praegu kõik tegelikult võimalik on. Ja siinjuures on siis kasulik, et mõlemad partnerid, nii mees kui naine, mõlemad keskenduvad sellele uuele, et naisenergia ülesanne on meesenergiat informeerida sellest, et nüüd on vaja plaan A-le keskenduda, sest siis on kõige parem tunne. Et on vaja nii-öelda nagu seda intuitsioonikoolitust teha oma partnerile võib-olla. Ma nimetaksin seda nii, õpetada aru saama, et hea tundega tegutsemine on väga oluline, heade tunnetega mõtlemine, et mõelda vaid neid mõtteid, millega kaasneb hea tunne, on oluline. Meesenergia praegusel hetkel siin partnerluses, ükskõik kas sa tead teda või mitte ja oled temaga koos juba või ei, tegeleb praegu oma lapsepõlve teemade korrastuse ja tervendamisega. Ja võimalik, et sa tajud oma meespartnerit kohati, et ta on nagu laps. Sellepärast, et ta tõesti terveneb su kõrval, kui sina jääd oma küpsesse naisenergiasse, oma hea tundega kontakti, siis tema saab neid tervendusprotsesse hästi kiirelt teha, et sul ei ole vaja temaga pahandada, miks sa nii lapsik oled, vaid teadvustad, kui sa teda tingimusteta suudad aktsepteerida, armastada, austada, siis tänu sellele plokid vabanevad, miks ta veel mingis kohas on nagu laps teadvuses või nagu tundemõistuse tasakaalust veel väljas olnud, et läbi selle, et sa maagilisel moel tervendad oma mõttemaailma, kallis naine, terveneb sinu mees. See, kui sina tervendad oma mõtlemist ja sa saad aru, et sa oled algallikaga üks ja see, mida sina tahad, seda tahabki algallikas, on üks väga oluline etapp selles naisenergia küpsemises, siis sellega sa toetad ka oma partnerit. Sina naisenergiana praegusel hetkel oled olnud tugevalt
klammerdunud nendesse vanadesse lugudesse, mis siis kõik juhtus või mis siis kõik oli, nagu su suund praegusel hetkel, kuidas sa oled oma sõnu ja mõtteid kasutanud, ei ole olnud kohaseim, ütleme niimoodi, selleks, et luua kõige meelepärasem reaalsus, sul on vaja teha kannapööre, pöörata tähelepanu sellele, et asjad võivad kiirelt paremaks muutuda. Ilmselt siin on olnud uskumus, et kõik head asjad võtavad kohutavalt palju aega või et ma ei näe veel või negatiivsust on palju olnud, et siin on tõesti seda uskumuste süsteemi vaja parandada ja tervendada. Ja teie omavahelises suhtes on vaja otsustada, valida kõik need ebaterved mõtted ja lood endast vabaks anda ja teha ka reaalseid praktikaid. Ma ütleksin niimoodi, et vabastav hingamine võiks olla sinu igapäevane praktika, et sa lased need lood lahti enda sees ja tuled jälle rahusse, jälle valgusesse, jälle suuremasse stabiilsusesse. Sest et mõlemal partneril praegusel hetkel on olnud komistuskiviks liigne takerdumine meelemängudesse, mõistuse tasandisse, vanad lood. Mis siis juhtus, mis siis sai, mis siis valesti läks. Küll siis oli raske, küll siis oli valesti, küll siis oli puudu. Et nagu selline puudusteadvus on seotud sellega, mis vanasti toimus. Aga nüüd on vaja kõik see minevik lahti lasta. Ja seda vabanemist me saamegi teha siis läbi ennast päästavate, toetavate praktikate, läbi mediteerimise, läbi reiki, läbi hingamisharjutuste, läbi lõdvestumise, läbi lihtsalt endal olla lubamise. Ja siinkohal siis naisenergia õpibki oma sõnu ja oma väge hästi arukalt kasutama. Et siin tuleb olla iseenda jaoks nagu tõesti selline sõnapolitsei, ma ütleksin, kes hästi valvsalt jälgib, mida ma mõtlen, mida ma ütlen, millele ma keskendun ja koheselt korrigeerida, kui ma olen läinud jällegi sinna hädaorulugudesse või puudusesse või hirmu. Ja selline enda ümber kasvatamine toob väga palju valgust, see toob väga palju kergendust, see toob tõesti sellise õndsuse ja armastuse tagasi teie kodusse, nii et praegusel hetkel ma ütleksin, et väga suur osa sellisest maise külluse edust ja õnnest on seotud praegu sellega, kui kiiresti naisenergia põhikandja häälestab ennast tagasi enda tõelisesse olemusesse, armastuse energiasse. Et on vaja õppida jääma oma väesse, mitte oma väge ära andma. Väe äraandmine tähendab siis seda, et ma hakkan uskuma asju, millega mul ei ole hea tunne, keskendun nendele halbadele asjadele või mineviku sündmustele. Et siin on vaja olla hästi kirglik oma tuleviku visiooni suhtes ja see kirg ja palvetamine ja algallikalt juhatuse küsimine toob positiivsed muutused. Et kohe sa saad ennast aidata läbi selle, et sa õpid ennast panema esikohale. Kui tulevad rahalised sissetulekud, siis esiteks tasuda endale, pakkuda endale parimat, mitte nii, et no ma ostan need kingad siis, kui mul kunagi rohkem on, vaid et see, mida sa vajad, see, mis sulle meeldib, sa pakud endale seda kohe. Et muidu sa ütled elule, et sa ei usalda, et tuleb ka järgmine voog ja järgmine voog, mis hakkab edasi järgmisi projekte kandma. Muidugi mitte arutult siis laristada, vaid tõesti tunnetada, mis sus kõige parema tunde tekitab ja kui sa mõtled, mis teenib sinu tegelikkust praegusel hetkel parimal moel. Et tead, ei ole olemas õigeid ega valesid otsuseid, et iga otsus on vajalik õppetunni koht, nii et ära karda teha nii-öelda vigu, et sa saad hakata katsetama ja tunnetama ja edasi liikuma absoluutselt julgust tuli siit enne välja. Pluss see, et kui sa tahad midagi head pakkuda maailmale, siis harjuta seda, praktiseeri seda, praktika teeb meistriks.
ja praktiseerimine toob sulle väe, et sa oled järjest enesekindlam sellest, järjest selgem, julgem, vabam, tugevam. Nii, kas tahab veel mingi sõnum tulla? Ei, tuleb vastus, et esimese grupiga on praegu kõik. Loodan, et saime siit sellisele külluse uuele voolamisele sellise uue suuna ja vundamendi tervislikul moel antud. Soovin teile imelist õnnistusküllast liikumist oma hingega kooskõlas ja kasutasid kaardi lugemisest, mis sind kõnetas, ja kui midagi ei kõnetanud, jäta see kõrvale, aga mida ma soovitan, et siis ära jäta enda eest hoolitsemist kuidagi homse peale, tee kohe esimesed sammud, et selles suunas liikuda, mis tunned, et on kõige õigem. Õnnistused! Läheme grupi number 2 juurde. Tere, armas grupp number 2. Sina valisid selle kauni kaardi, kus on siis kujutatud džinni, kes on tulnud pudelist välja, õlilambist välja ja kinnitab sulle soovi midagi, unistused täituvad, elurõõmus aeg. Ilmselt sa oled juba aru saanud sellest, et sinu mõtetel on tagajärjed ja kui sa mõtled häid mõtteid, siis need tagajärjed on ääretult meeldivad ja tõesti täidavad sinu ja teie elu imelise valgusega. Natukene on siin olnud selline klammerdumise energia ja hirm võib-olla edasi liikuda, sest et on olnud tunne, et kuule, aga praegu on juba okei on, et ma siin ikka nii väga palju kuhugi edasi suunas liigun. Et selline kinnihoidmine, kas raha liigne kinnihoidmine või siis vastupidi laristamine, et sa tunned ise ära, kumba pidi sul see voog võib-olla on olnud pisut kaldus või ka päris palju kaldus. Et praegu elu ütleb, et selleks, et kui sa tahad, et mingi kogemus edasi liiguks, siis tule esiteks keskmesse, tule rahusse ja tunneta enda sees, mis on see, kus sa tahad olla näiteks aasta pärast või 2 aasta pärast või 5 aasta pärast. Et sinu sammud tuleb seada selle järgi, kuhu sa teel oled, mitte see, mis sul parasjagu tunne on. Et selleks, et sa saaksid luua tugeva vundamendi oma külluse voolamisel, on vaja vaadata esiteks, kuhu sa üleüldse suunad ennast või kuhu sa oled parasjagu teel, et mitte lihtsalt kuidagi midagi teha või automaatselt tegutseda või üleüldse karta mingil moel tegutseda, et siis vaata tagasi, kuidas su elus on juba asjad praegu voolanud, kui hästi sul juba parasjagu on läinud, ole tänulik sellest, mis on juba hästi toiminud ja sinna kõrvale hakka keskenduma sellele, aga mida sa nüüd tahad, et su elus hästi hakkaks toimima ja kusjuures ma kahtlustasin seda, et ma võtan eestikeelsest enda loodud kaardipakist täpselt sellesama tänulikkuse kaardi ja täpselt nii läks. Need on tõesti nagu kaardipaki keskelt tõmbasin selle ilma ette nägemata, aga mul oli tunne, et tuleb tänulikkuse kaart 2-kordselt, et ole tänulik sellest, mis on olnud ja ole juba ette tänulik selle imede voo eest, mis su ellu nüüd tuleb. Et suure tõenäosusega sina oled ka juba õnnelikus suhtes, oled leidnud oma kallimat, siis ole ka tänulik selle kingitusest, sest see on nii suur imeline kinnitus maailmalt sulle, et sa oled õigel teel, sa teed õiget asja, sa oled õigel ajal õiges kohas. Ja kui su elus praegu ei ole veel kallimat, siis ole tänulik, et ta tuleb, sest et see on sulle garanteeritud, see on universumi poolt, see on tähtede poolt.
taeva, universumi poolt määratud, see on kindel, see on garanteeritud, et su ellu on määratud olema täpselt täiuslik partner sinu jaoks ja õnnelik abielu, õnnelik kooselu, kõik see on sinu jaoks täiesti võimalik. Kui sa oled sellele tänulik, siis see ka kindlasti nii olla saab. Ja see, mis sind aitab sellel teekonnal seda usaldust hoida, on siis vaadelda ja tunnetada, mis tunne sul oleks, kui sa oleksid õnnelikus abielus. Kui see tekitab sinus elevust, rõõmu ja naudingut, siis tea, et see on päris kindlalt su ellu tulemas. Et kui siin on mingi erandjuhtum, et keegi tunneb, et ma ei taha üleüldse mingit õnnelikku suhet ega mingit suhet, siis võta seda lihtsalt kui sinu koosloomine universumiga, et sa oled määratud universumiga hästi tugevas partnerluses, hästi õnnelikus voos liikuma, et see on sinu saatus. See on sulle elu poolt antud selles kehastuses, sest see on osa sinu jumaliku missiooni täitmisest. Ja selle hea tunde hoidmine annab sulle selle sisemise drive'i, käivituse, motivatsiooni, entusiasmi ja kuidagi tuleb hästi tugevalt läbi see, et see sinu suhte teema ongi tegelikult selline põhiline teema, millele sul on vaja keskenduda. Vaatame kohe siit kaartidest, et kas sul on vaja selles kehastuses keskenduda rahateema külluse loomisele. Ja see on sul kaartides, aga siin tulevad kusjuures 2 suure arkaani kaarti. Sulle tuleb hästi tugevalt sõnum läbi, et see missioon, mida sina teed, on jumalikult sulle ette antud. See on jumalikult juhatatud ja see, mida sa oled loodud pakkuma, aitab inimestes äratada rohkem nende enda väge. Kas sa oled siis nõustaja, terapeut või mingis mõttes sa aitad väestada teisi, et ka nemad tuleksid oma väesse. Ja kõik, mida sa ette võtad, on edukas. See on hästi imeline sõnum, aga ennem kui see lahti rullub, võib sul olla selline periood elus, kus sa õpid seda enda väge hästi ise hoidma, ennast hästi väekana hoidma. Ja selles enda väes olemise õppetunni ajal sul võib tekkida natuke seisakutunne, aga tea, et iga seisak on alati tegelikult universumi poolt sulle tegelikult selline jõukogumisaeg, märguanne sulle, et asjad hakkavad kohe hästi võimsalt liikuma. Et sa oled väga toetatud. Küsime, kas sa oled loodud koos oma partneriga ka rahaküllust looma. Vastus on jaa. Hästi võimsalt te olete ilmselt kas mingisuguse vana süsteemi muutjad. Põhimõtteliselt te toote väga palju taipamist inimeste eludesse või mingit laadi süsteemi muutus. See võib olla ka näiteks, ma ei tea, olete raamatupidajad ja loote mingi uue raamatupidamisprogrammi, kus asjad lähevad palju lihtsamalt. Ühesõnaga, teie missioon üheskoos on tuua siia planeedile mingis eluvaldkonnas või elamise viisis täielik uudsus, värskus ja muutus ja edasiliikumisega kaasnev kergendus. Sealsamas öeldakse, et hästi oluline on hoida sellist romantilist omavahelist liikumist ka, et ei keskenduks pidevalt ainult tööasjadele, vaid et jääks aega ka omavahel olemiseks, et see südamevoog oleks hästi avatud. Et muidu võib olla oht ületöötamisele ja ülerassimisele, ülepingutusele, mis võib tekitada siis tervisehäireid, et siin on vaja seda tööelu ja eraelu hästi tasakaalustada omavahel. Ja kui on mingisugused minevikus olnud mingid teemad, millega ei ole häid mälestusi või kogemusi, siis
ka teha teraapiaid või seansse, et see minevikus pendeldamine enda peas täielikult vabaks anda. Sinu partner, sinu kaksikleek on praegusel hetkel just nimelt sellistest vanade teemade lahendamise kohas. Ja ta õpib draamadest välja tulema, et parim, mis sa saad teha, et teie suhtes ja teie elus oleks selline mõnus voolamine, on luua hästi rahulik keskkond, et teil omavahel on rahu. Rahu ja harmoonia on kodu selline põhifoon. Ja teie tuleviku teema on seotud hästi palju reisimisega. Et võimalik, et kas te käite inspiratsiooni kuskilt mujalt saamas või te viite inspiratsiooni mujale või te olete geograafiliselt hästi liikuvad ja selles liikumises tulevad teile just need vajalikud inspiratsioonid ja juhatused. Võib väga hästi mõjuda ka kolimine, asukohavahetus, kui praegusel hetkel ei ole sellist mõnusat voolamist, aga on olnud tunne, et äkki võiks kuhugi mujale minna elama, siis see on universumi poolt toetatud. See äratab teil omavahel uue kire ja uue voo ja aitab lõpetada vanad karmatsüklid, kui siin on olnud mingid asjad ripendamas ja aitab teil äratada omavahel uutmoodi kommunikatsiooni ja suhtlemise. Kuidas su partner praegusel hetkel mõjutab teie finantsteemasid? Ta aitab kanaldada võimalik, et nii-öelda nagu sulle peegeldada või suunata sind nägema, ütleks niimoodi, ma näen pildina. Ta suunab sind nägema seda, kus sa oled liiga palju olnud pingutuses ja suunab sind nägema sellele, et elu võib olla kergem voolamine, et vaata, sul enne tulid siin ka vägi ja õnneratas, mõlemad kaardid. Et su elu on loodud olema hästi voolamises, hästi usalduses, et sa oled selline hästi võimas kanaldaja. Su partner samamoodi, ta kanaldab sulle need õiged sõnumid, need õiged nägemused või õiged peegeldused. Et ta suunab sind nägema, et ei ole vaja nii palju teha, vaid on vaja teha õige tundega siis, kui on õige tunne. Ennast ei ole vaja ohvriks seada, vaid olla hästi aus nendes kohtades, kus sa tunned, et on liiga suur pingutus, liiga suur vaevlemine, midagi on liiga palju, et siis ta aitab sul tulla rohkem lihtsusesse tagasi. Mis on tema roll teie rahaasjade loomises? Tema roll on tuua teile lõpmatu võidutunne. Et hästi huvitav, et selles suhte dünaamikas, mis ma näen, ongi see, et kui te olete koos, teete asju koos, siis teil on hästi suur edu. Ja see on hästi huvitav, mul on enda kaksikleegiga täpselt selline, et kui mul on endal mingi segadus ja kaos, siis piisab sellest, kui ma juba räägin temaga ja juba ma hakkan asju nägema täiesti uue nurga alt ja ma saan aru mingitest asjadest, mida ma varem panin kuidagi tahaplaanile, et kuidagi ta aitab seda õiget nägemust hoida, õiget visiooni, õiget ühendust, õiget suunda just. Ja kui su elus ei ole partnerit, nii-öelda oled vallaline või oled suhtes, mis sulle ei sobi või ei meeldi, sa tunned, et see ei ole sinu tee, siis keskendu kohe sellele, mis sulle tekitab suurema võidutunde ja parema enesetunde. Ja sellega sa leiad ka oma partneri, oma kallima selles kehastuses, et sa liigud kogu aeg selle nagu tunde kutsel, et sul on hea tunne, head tunnet järgid hästi. Ja rahaasjades ütleksin niimoodi, et te ei ole loodud elama nagu sellist praegu vähemalt mitte sellist ülevoolavat, väga, kuidas ma ütlen, ülevoolavat elu, vaid pigem selline lihtne elu, aga see elu, mis teile tõesti meeldib. Selleks, et ma tunnen, et teil on nii suur see
missioon, mida te olete tulnud täitma, et rohkem kui väliste asjadega tegeleda, on praegu vaja just osata hoida seda omavahelist tasakaalu. Et see omavaheline tasakaalutunne aitab teil hoida tasakaalu ka muudes teemades, ütleme siis nii. Ja külluse voolamine iseenesest ei tähenda ju ainult rahaküllust, see tähendab ka seda, et on hea tunne. Et kui on palju raha, aga head tunnet ei ole, see on väga suur piinlemine, et te võite ise vaadata neid tõsielu seriaale. Näiteks Netflixist väga rikaste inimeste eludest, kes on väga suures vaevlemises oma hinge asjadega, et see ei ole ju tegelikult rikkus, on ju omaette piinlemine, et nii-öelda nagu kõik on ja peaks õnnelik olema, aga seda ei ole. Et siis mul on tunne, et kallis grupp number 2, teie olete just praegusel hetkel selles kohas, et te loote selle õige tundega asju. Ja see õige tundega tegemine annab teile täpselt nii palju ressursse, kui te parasjagu vajate, mitte siis liiga palju või liiga vähe, vaid just parasjagu. Ja teie missiooniks on siis hästi tugevalt ise püsida valguses ja seega te aitate ka teisi hästi tugevalt hoida neid nende eduvoos ja tões ja valguses kohal. Ja ülesanne siis selles kehastuses on osata hoida oma prioriteete, et see, mida sa tõesti kogeda tahad, sellesse ka sa panustad. Küsime soovitust kuulajale. Soovituskaardiks tuleb tervislik toitumine. Tere kallis, kas mäletad, et toidul, mida sööd, võib olla elu muutev mõju ning on sinu valik, kuhu poole end mõjutada valid. Õnnista igat rooga, igat lonksu vett ning koge õnnistuse elu suurepärases tervises. Jah, et see maisel tasandil hakkama saamine ja maise külluse loomine on hästi palju seotud sellega, kuidas me oma kehas ennast kohal tunneme. Et siin tulid nii võimsad kaardid enne sulle, vägi ja õnneratas, mis näitab seda, et mida rohkem sa oled heas enesetundes, seda suuremas voos ja seda suuremas edulaines saavad ka rahaasjad ja kogemused lahti rulluda. Et hoia oma tervist hästi tasakaalus on see sõnum, mida ma siit saan. Sorry, korra liigutasin statiivi. Ja sõnum tuleb siis, et õpi segajatest välja lülituma, et su rahaasjad ja su vägi saaks parimal moel voolata. Jäta oma elus kõrvale kõik draamad, kõik küsimused, kõik mis iganes sellised väiksed pudipadid, mis ei ole nii tähtsad ja keskendu sellele, mis sulle toob hea enesetunde. Et see hea enesetunne on sinu ja teie sõiduk, mis kannab teid väga suures edulaines edasi, aga siin võib ohuks või blokeeringuks tulla see, et on liigne keskendumine kas teiste inimeste muredele, draamadele või asjadele, mis ei ole sinu ja teie hinge asi teha või korraldada. Et elada täielikus voos on vaja usaldada, et ma kogu aeg liigun selle tundega kaasa, millega mul on hea tunne ja kui head tunnet parasjagu ei ole, siis ma ei liigu paigast, siis ma lasen endal lihtsalt lõdvestuda ja olla, kuni ma jälle tunnen, et jälle voog kannab. Et selline oht selle maailma illusioonidesse kinni jääda tuleb endal valida, ületada. Ma ei jää nendesse meelemängudesse, nendesse illusioonimängudesse. Ma valin neist välja tulla, ma valin neist välja astuda. Ma valin elada tõe ja kergusega kooskõlas, mitte siis lasta ennast häirida või minema juhtida oma hinge teelt. Ja kui su elus on parasjagu mingisugused väljakutsed, siis tead, need väljakutsed on sulle toetuseks selleks, et kui sa õpid nendest väljakutsetest välja tulema, elu kutsub sind välja sinu senisest toimimisest, et sa toimiksid veelgi meisterlikumalt, veelgi osavamalt.
siis nendel väljakutsetel on üks selge põhjus. See, mida sa ära õpid, seda sa oled kutsutud edasi andma või see küsimus, mida sa enda sees lahendad, ongi see, mis hakkab sulle edasi seda küllust looma. Et iga väljakutse on nii-öelda sinu tuleviku külluse allikaks. Et see, mida sa praegusel hetkel läbi teed, on sinu tuleviku materjal, mida sa teistega jagad, tänu millele tuleb su ellu rahaküllus ja sa aitad teistel inimestel tulla samuti keerulistest olukordadest välja. Ja see, mis sul aitab neid väljakutseid lahendada, on siis sinu enda esiemade, esiisade tarkus, mida sa saad läbi enda DNA endas aktiveerida. Selleks siis sa võid kasutada meditatsiooni ja taotleda ja paluda oma juurdeväge. Ja mäleta, et sa väärid tõelist armastust, edu ja head enesetunnet, isegi kui sinu esivanemad ei ole osanud või teadnud või märganud või isegi julgenud sirutuda enda kõrgemasse kogemusse, siis sinu missioon sellel korral siin planeedil on täielikult alistuda armastusele. Sinu vägi tulenebki armastusest. Ja kui sa püsid oma väes, sa õpid tulema oma väes ja sa õpid püsima oma väes, siis on sinu jaoks edu ja õnn garanteeritud. Et sul olid nii selgelt siin need kaardid voolasid välja, et mul ei olegi nagu vaja pikalt siin seletada. Püsi algallikaga, püsi ühenduses ja iga samm juhatatakse, iga väljakutse on sinu tuleviku kütus, mida sa saad kasutada, et enda külluse voogu suurendada. Ja tea seda, et see, kui sa otsustad, et näiteks selgete piiride seadmine, mis see tähendab? See tähendab seda, et sa tunnetad ära, mis sinu jaoks on okei ja mis ei ole ja sa julged seda ka teistele ausalt väljendada. Ja nii kui sa tunned, et mingi kogemus ei ole sinuga kooskõlas, siis sa julged ka öelda, et kuule, see kogemus ei ole minuga kooskõlas, teeme teistmoodi või jätame tegemata. Et ei lähe enda vastu. Et see enda väe äraandmine, oma väes püsimine on sinu selline põhiline võti, mis sul aitabki enda külluse voogu hästi voolavana hoida. Ja kui sa ei tea, mis su meeldimised ja eelistused on, siis võta rahuaega, lõdvestu, kuni jälle tuleb see motivatsioon, entusiasm, midagi teha. See tuleb loomulikult, see tuleb algallika poolt juhatatuna, siis sul on sellega seoses ka hea tunne. Ja kui sa ei ole juhatust, siis palu ja küsi ja sulle antakse, et see, mille järgi sa palvetad, seda sulle ka antakse, et soovid selgust, siis taotle selgust, soovid mõistmist, soovid inspiratsiooni, küsi. Kõike, mida sa küsid, kõike sulle antakse. Ja sellega sa suurendad enda ja universumi vahelist koostööd. Nii et su partner suure tõenäosusega on selline imeline abiline, kes tuletab seda sulle meelde, et siis kuula teda ja püsi tänulikkuses, et tänulikkus hoiab kõik meie elus hästi voolamas. Ja see, mida sa tahad, seda sulle antakse, öeldi sulle juba esimesel kaardil, nii et see kõik oli lihtsalt siin selline natuke pikem laiali seletus sellele, mida sa juba ette tunnetasid ja teadsid, et on sinu tee, nii et ole õnnistatud, aitäh sulle kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, jagamast. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest, õnnistus küllast oma unistuste, universumi unistuste täideviimist, sest see, mida sina unistad, on ju algallika tahe läbi sinu kogeda. Luba endal seda sõitu nautida, sest et sinu edasiliikumine on tõeliselt inspireeriv ja võimas kõikide sind ümbritsevate jaoks. Ole õnnistatud. Ja läheme grupi number 3 juurde. Sina valisid selle
põneva portaali selle infovoo vastuvõtmiseks, mille nimeks on siis vaimne teekond. Ja suure tõenäosusega sa oled ära tundnud enda sees või oled seda tundmas või taipamas või siis veelgi sügavamale tasandile jõudmas arusaamises, et meie tõeline rikkus, mida me siin planeedil kogume, ei ole mitte ju lihtsalt rahaküllus, vaid see, mida me inimeseks olemise kogemuse läbi enda jumaliku varasalve kogume. Ehk siis tõeline varandus, tõeline rikkus on see, kes me oleme enda kõrgemas olemuses ja kes me oleme, õppides oma inimlikke kogemusi ja saamas inimeseks olemise õppetunde ja kuidas me neid olukordi lahendame ja mida need väljakutsekohad meile elus tegelikult õpetavad. Eks need ju õpetavadki seda, kuidas tulla veelgi rohkem enda tõelise olemusega kooskõlla ja mitte minna sinna hirmude rägastikku samastuma mingisuguste negatiivsete lugudega. Et see, mida elu tahab sulle tuua, praegu kõige suurem kingitus ongi see sisemine puhtus. Ja see on meis kõikides olemas. Puhtus on meis kõikides olemas. Küsimus on selles, kui palju me seda endal kogeda lubame või kui palju me lubame endal seda märgata. Et see puhas mina ise ja selle kogemuse äratundmine ja taipamine, oma puhta essentsi mõistmine on ju tegelikult valgustatuse kõige, ma ütleksin, tavalisem olek, et olles enda sisemises puhtuses kohal, oleme ühenduses kogu universumi kõikide teadmistega, me oleme ühenduses puhta potentsiaali väljaga ja selles puhtuse olekus me suudame luua oma mõttega, oma otsusega täiesti ülemeelelisi kogemusi, täiesti ütleksin niimoodi, ongi jumalikke elusündmusi ja jumalikke lahendusi enda ja kogu inimkonna hüvanguks. Ja täitsa võimalik, et sa oled juba ära tundnud, et see, mida me siin planeedil kogeme, ei ole sugugi isiklik. Et me oleme õppinud siin alandlikkust ja aru saama, et iga kogemus, mida me loome tegelikult kõikide jaoks. See on ka hästi huvitav, et see varandus, mida nii-öelda hingevarandus, me rääkisin praegu maisest pangakontost, ma räägin hingevarandus, mida rohkemate inimestega me jagame enda valgust, seda suurem on meie hea karma nii-öelda pangakonto hingetasandil. Ja selles hingetasandi puhtuses ja inimkonna teenimise võtmes saavad sinu ellu tulla ka väga suured kingitused, sest antakse neile, kes on puhaste kavatsustega, puhaste soovidega tuua kõrgeimad kõikide jaoks. Ja väga huvitav, sulle tuleb alandlikkuse kaart lausa 2-kordselt, mis minu jaoks tähistab seda, et see võib olla ka üks selline, mitte komistuskivi, aga üks selline koht, mida sa oled parasjagu olnud läbimas, kus sa oled õppinud aru saama sellest, et kui sa võtad asju isiklikult, siis su meel täitub justkui prügiga. Ja kui sa julged ja lubad endal jääda sellesse, aga miski ei ole isiklik, ma olen siin lihtsalt planeedi armastuse teenistuses, siis sellest kohast sa õpid justkui labürindist tõusma kõrgemale. Ja nendes isiklikkuse lahtilaskmise kohtades
hakkad sa nägema seda, kuivõrd palju inimesi tegelikult rallib pidevalt oma mõtete tasandis samal arenguastmel, samal arengutasemel, sest nad on individuaalselt ise valinud ennast puuri panna või nii-öelda nagu lukku panna mingisugusele tasandile. Ja see ülestõusmine, mida sina oled teinud või mida sa oled parasjagu tegemas, aitab sul näha seda, kuidas sa saad inimesi aidata, kes on oma vanades nõiaringides ikka endiselt mingil moel kinni olnud. Et see on sinu küte. Sinu külluse voolamise võtmeks on nüüd julgus seda kõike ausalt teistele edasi anda. Mitte karta, et oi, mis nad must arvavad või mis nad mõtlevad, sest kui me vaatame ju siiralt, siis see, mida mõtlevad inimesed, kes on täiesti uinunud olekus oma teadvuses, ei ole ju tähtis. Tähtis on see, mis on sinu ja algallika omavaheline kokkulepe. Sinu ülesanne on usaldada oma südant täielikult, sest sul on võimalik väga väikse jagamise läbi tegelikult tohutult paljusid aidata. Ja see, kui sa saad aidata paljusid, siis paljud saavad aidata ka sind. Sinu maist teekonda toetada, et sa saaksid oma vaimset missiooni siin planeedil parimal moel ellu saata. Külluse võti sulle on pühendumine, et sa ei lase ennast oma teelt kõrvale kallutada, et sa jääd hästi oma hingele truuks, et sa oled hoiakus, et ma teen asju kõikide kõrgemaks hüvanguks, et sa oled enda sees jõudnud selgele arusaamisele, miks sa midagi teed ja mida sa läbi enda elu tegelikult siia planeedile kingituseks tahad jätta. Võimalik, et siin on olnud selline väikene komistuskivi, see, et sa oled arvanud, et sa pead kellelegi midagi õudselt nagu vastust andma või enda elu kohta seletama, et miks sa selles kohas oled. Või sa kardad seda, et inimesed hakkavad sulle vastu vaidlema, et sa jagad enda kogemust, kuidas sinu vaimne areng, sinu ülestõusuprotsess on toimunud ja seejärel tuleb keegi ja lajatab sulle, aga mingi sellise nagu võitluse energiaga. Siis sinu ülesanne on mitte absoluutselt lasta ennast häirida mitte kellegi juttudest ega kellegi nii-öelda nagu vastuhakust. Et see on täiesti normaalne ja tavaline, et kui siin planeedil me tutvustame kõrgemate dimensioonide tasandite arusaamist inimestele, kes veel ei ole nende dimensioonidega täielikult lõimunud, siis nende jaoks see võib tunduda alguses kummaline, veider, lausa vale või kuidagi nende ego maailmapilti nii-öelda ohustav, sest nad on harjunud selles oma labürindis toimetama. Aga kuna sina oled selles labürindis juba olnud, sa tead, mis tunne seal on olla ja sa tead ka, mis tunne on sellest välja tulla. Ja sa oskad ilmselt ka samastuda nende inimeste mõttemaailmaga piisavalt, olla piisavalt empaatiline, et aru saada, miks nad võivad veel olla nii-öelda armastusele vastu hakkavad, siis sul läbi selle kaastundlikkuse sa peaksid nagu päris kergesti saama sellest kohast läbi tulla. Et kui sa tunned, et ikka nagu seda suhtlemist raske teha, siis ma soovitaksin õppida vägivallatut suhtlemist, sest et sa oled kutsutud jagama oma arusaamisi ja taipamisi ja mõistmisi. Et universumil on ju antud sulle mingisugune põhjus, miks sa siia planeetile tulid, sa ei tulnud siia lihtsalt niisama ära olema, vaid sa oled tulnud siia kogema imesid ja looma imesid ja aitama inimestel
just nendest pimeduse kihtidest läbi tulla, et ka nemad saaksid sellele imede ja õndsuse tasandile tõusta ja mõista, kes nad tegelikult on, hakata taas nägema enda lõpmatut imelist olemust. Ja võimalik, et sa saad enda teekonnal väga suurt abi muusikast või sa tahad ise luua muusikat. Vahetevahel on selliseid sügavamaid sõnumeid väga hea edasi anda läbi loomingu ja mitte nii-öelda nagu otse inimestele asju öeldes, vaid läbi märgiliste viiside, läbi sümboolika, läbi kujundliku eneseväljenduse edasi anda mingisuguseid teemasid või taipamisi. Aga see võib tähistada ka seda, et selleks, et sa saaksid taas endaga nii-öelda tasakaalu tulla, enda kõrgema olemuse juhatusega taas harmooniasse, siis võib sind taas aidata mingit laadi muusika, on need mantrad, on see mingi meditatsioonimuusika või ise muusika tegemine, et muusika tasakaalustab ja toob sind taas enda kesksesse valgusesse kohale, kus sul on jälle lihtsam jagada, et sa ei jääks sinna mõistuse tasandile. Siin on jah, selline suur meeletasandi ületus, mida sa aitad endal teha ja sa aitad teistel teha, sest sa tead, kui raske võib olla elada pidevas mõistuse lugude uskumise rägastikus. Ja sa oled õppinud või siis parasjagu õppimas seda, et see, mis aitab tulla taas tõega kooskõlla ja küllusega kooskõlla, on vastuste saamine enda seest, pöördumine vastuste saamiseks eelkõige enda sisse, mitte väljapoolt otsida selgitusi. Me võime küll peegeldusi vaadata, kui me tahame, aga need tõeliselt võimsad taipamised tulevad ikkagi läbi sisekaemuse. Need õiged taipamised võivad tulla absoluutselt igas eluolukorras, aga kui me tahame sügavat juhatust, sügavat sisemist muutust teha, siis meil on tarvis ikkagi endaga see taipamise kokkulepe teha. Suurt abi võib sulle tulla ka läbi sinu paarisuhte või oma südame avamise armastusele või ka andestamine oma eelnevatele partneritele, et sinusse ei jääks selliseid nii-öelda nagu valusaid okkaid, mis sind taas sinna minevikku sikutavad, mineviku mõtetesse, et ujuta kõik need kohad armastuse valgusega üle, terviklikkuse valgusega. Et siit tuleb ka seesama kaastunde sõnum, mis ma just mainisin, et mulle nii meeldib, kui kaardid hakkavad kõike seda kinnitama, mida ma olen rääkinud, et sõnum sulle on see, et kaastunne, halastus, armulikkus, aga ka selge eneseväljendus, mitte lihtsalt, et üritan kõikidele meeldida, vaid et ma jään endale truuks. Ma väljendan oma tõde armastavalt, on see, mis käivitab sinu tuleb sõnum kõrgenenud eneseteadvuse ja selles kõrgenenud eneseteadvuses sa tead, mil moel enda teadmised vahetada ka maise tasandi rikkuseks, sest et meil on tarvis mõlemat poolt. Meil on vaja nii vaimset arengut, aga meil on vaja ka oma maise maailma eest hoolitseda, et vastu võtta juhatust, kuidas edasi toimida. Võta ühendust lüüra energiaga. Lüüra energia on väga kõrgsageduslik energiavoog. Võid ka tähekaardilt vaadata, kus see lüüra tähtkuju asub. Võid ka vaadata taevalaotuselt, leida teda. Ja kanalda enda jaoks, mis on see, kuidas ma saan oma kõrget energiat siin planeedil rakendada kõikide kõrgemaks hüvanguks ja ka enda maise heaolu toetuseks. Et sul on vaja hoida hästi oma kroonkeskus avatuna ja kanaldada see selge juhatus. Võta vastu valgusmaailma abiliste abi, ükssarvikud, inglid,
kellega iganes sulle meeldib koostööd teha, palu, et nad suunaksid ja juhataksid sind. Sulle tulevad kõik juhatused, sulle tulevad täpsed juhatused, kuidas edasi liikuda. Sul on vaja osata keskenduda sellele, et ka sinu elus võib olla heaolu, mitte et ma mõtlen kogu aeg teistele, vaid see, et aga kuidas ma saan ennast nii toetada, et ma saaksin seda teenistuses olemist inimkonna hüvanguks parimal moel ka enda jaoks hoida, et on mõlemad aspektid tasakaalus. Enda eest hoolitsus ja teistele parima pakkumine. Ja need vastused tulevad sulle, need jumalikult juhatatud vastused tulevad sulle läbi märkida. Sul on vaja jälgida hästi märke ja ole teadlik, et alati, kui sa midagi küsid, sulle alati vastatakse. Alati tuleb sulle see juhatus. Juhatus tuleb, see võib tulla X kohtadest. Keegi ütleb sulle inimesena, sa näed mingi kaardi lugemist või mingi reklaam, mida sa näed kuskil või mingi lõik raamatus. Ühesõnaga su teadvus teab, kuhu su tähelepanu juhtida. Et see on selline nagu ma ei tea Eestis, kas on nii populaarne, aga Ameerikas on selline, kus märtsijäneste neid šokolaadimune otsitakse mööda tuba taga, et lihavõtete ajal siis on ära peidetud šokolaadid või kommid lastele ja siis lapsed otsivad mööda kodu, et neid üles leida, et siis samamoodi universum mõnes mõttes mängib meiega ka sellist peitust, et me tahame mingit kogemust, me tahame mingit taipamist, siis meil on vaja hästi silmad lahti hoida, et nii, kuhu see varandus nüüd on meie jaoks peidetud. Et külluse voog sinu jaoks on hästi maagiliseks tehtud selles elus, selles kehastuses sa oled hästi võimsas sageduses, kõrges sageduses, kus lihtsalt maisel tasandil toimimine on ilmselt sinu kui vana hinge jaoks juba ennast ära ammendanud, et nüüd sa tuled rohkem valgusmaailmaga kontakti ja suhtlema just nimelt nende kõrgemate dimensioonidega. Ja eriti, kui sa oled õhtuti sellises und ei tule, vähkren ringi, siis kasuta just seda aega, sellepärast inglid hoiavad sind veel üleval, et sa võtaksid hästi kõrgeid sõnumeid vastu. Et siis kasuta seda aega, et mediteerida, küsida juhatust, kirjutada oma mõtteid, oma taotlusi, oma palveid ja sulle vastatakse, et sa oled hästi kaitstud, et sinu teekond on hästi hoitud ja kaitstud. Ja sinu kaitseinglitel on sulle väga palju imelist plaanis nagu näidata, et su elu on sellises põnevas lahtirullumises, mitte nii, et jõuad kuhugi kohta, siis hakkad mingit asja tegema, nagu viskad silkusid karpi, et see ei ole sinu elu. Et sinu elu on selline maagiline, põnev uudistamise rada, mitte igav ja tuim tampimine mingis teemas. Et sul on vaja hoida sellist hästi avatud meelt, et kogu aeg võib minna paremaks, põnevamaks, lahedamaks, kogu aeg on üllatused, kogu aeg on midagi toredat jälle tulemas, et see on sinu tee. Ja sinu tee on hoida endas hästi suurt armastuse kogemust iseenda suhtes, et enda armastamine panna kindlasti esikohal, et sa teed asju sellepärast, esiteks, et sa ise armastad ennast ja mitte selleks, et teistel kogu aeg oleks hea, vaid see, et sa hoolid endast, et sulle meeldib elada seda elu, mida sa elad. Et see võiks olla sinu selline moto või külluse võti, et ma elan seda elu, mis mulle kõige rohkem meeldib, mis tundub mulle kõige ilusam, kõige õigem, kõige vägevam, kõige lahedam. Ma elan seda elu enda hinge rikastamise jaoks ja sellel teekonnal ma aitan rikastuda ka teistel hingedel. Et tea, et elu tahab sulle tuua suuremat külluse voogu ja see võib tulla väga erinevatel kujudel, nagu ma ütlesin, siis sinu elusaatus on hästi selline üllatuste rohke.
et vahel võivad tulla üllatused täiesti ootamatult, et sul ei ole õrna aimuga ja järsku on mingi vägev kogemus kohal. Et ole avatud vastuvõtmisele, tea, et ka see, et sa oled juba ära tundnud, et sa oled nii kõrges energias, ka see on tegelikult ju nii suur kingitus elu poolt, ka see on tohutu küllus ära tunda, et me ei ole lihtsalt oma maised kehad, vaid me oleme jumalikud saadikud, algallika suursaadikud siin maa peal. Ja et sinu tervis on oluline ja et ka, kui sul on kas või natukenegi tervist, siis see on ka tegelikult juba suur küllus, et sa saad midagi kogeda, mida sa tahad teha. Ja kui sul on energiat üle, siis miks mitte teha ka sellist heategevust ja jagada asju loomulikult ka tasuta, et ka seda võid teha, et ka see on küllus, kui meil on aega ja energiat teha selliseid asju, mis võiksid lihtsalt hea tunde pärast olla tehtud. Et ma tunnen, et sinu missioon on olla võimalikult suures valguses kohal, suures armastuses kohal ja sellel teekonnal aidata teisi ka inspireerida, aga ka praktiliselt juhatada, et nad oma meelemängude tasanditelt saaksid tõusta tagasi oma hingega kooskõlla. Ja sinu meesenergia praegusel hetkel on hästi valguses. Sa oled oma mõttetasandil juba väga-väga hästi saanud joondada ja sa oled aru saanud, et positiivne mõtlemine viib edasi. Naise energia on intuitsioonina valmis uuteks tegudeks ja on valmis astuma uutesse võimalikkustesse. Ja kui sa ühendad nüüd oma meesenergia positiivse mõtlemise ja oma algaja meeleliku hoiaku katsetada ja proovida uusi kogemusi ja olla inimkonna teenistuses uuel moel, siis on see sinu jaoks ka rahalise külluse poole pealt edukas tee. Ole kannatlik, tee oma plaane, mida sa tegelikult siis siia planeedile kinkida tahad ja astu vajalikke samme ja kui sa astud samme, siis hakkab ka edasi uus voog sind uuel moel kandma. Sellised sõnumid, kallis grupp number 3, loodan, et sa aitasid üht-teist kasulikku, soovin teile imelist, maagilist voogu, õnnistused oma südametee käimisel. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest!